внимание, на ваших экранах обвиняемые. Ну, теперь, кажется, все собрались. Дорога к сейфу известна всем? Да, конечно. Я старалась. Kas ei mõista, et ma tahan olla praegu sinuga kahekesi? Meie masin ja meie. Olge täna minuga. Ära jäta mind üksi, ole minuga. Olengi sul. Ma panen sind riidesse nagu puppe. Viin su Saksamaale. А почему такая грусть? Разве вам не весело? Ja mine sea ennast korda. Kes sind niisugusena tahab? Kes meile tuleb? Alati võib keegi tulla. Jälle sünnipäev. Kuule, sa ütle mulle, mis sul puudub? Prantsuse pesu, lõhnaõlid, Tšehhi kingad. Töölt tulid sa ära. Kapten on sulle vastik. Dieter Krause on sulle vastik. Millest sa mõtled elada? Sul ei ole südant! Kas teie abikaasa saatis teid siia? Ei. Ei. Ta ei tohi mingil juhul teada, et ma siin käisin. Aga millega ma saaksin teid aidata? Vabandage. Ma ei tea isegi, miks ma siia tulin. Kuidas te tohtisite nõupidamist segada? Minutikski tohi ära minna siis kohe. Kes te olete? Keskmist kasvu väike inimene. Ega teie tea juhuslikult kedagi, kes tahaks kummisäärikute vastu vahetada tugitooli? Ei tea. Kas teid on pead? Kas teid saab ka midagi teha? Jumal. Erika püüdjate naised ja komandeeritud takkused kolud. Päid ei ole. Masin on lukuse käik sees. Üks voor on võtmed üle parda visanud. Kurat, su allavate sõnadeist nõukogude naise aadressil. Kui sa tule kohe praegu vastu tädi jämme, siis ootis. Oota, sa magisun sul teise silmaga peast välja! Kassi! Oota, sa kurat! No sulle Katke seda, ma sinna üle parda ei lükka! Ainult üle minu laima! Katke! Said! Mida te tahate? Perses on sul traumad. Su ainult mu tüdrukute juurde tulla, kurat, ma murran su kondid ära, kas tead? Aga kui teie juurde, madam? С расхитителями госсобственности что делают? Вы не должны так говорить, директор. Товарищ директор. Eri. Kus vaibad on? Keldris. Esimene nüüdkisin ühte. Verd ei võta miski välja. Ma pean teile midagi üles tunnistama. Mina tapsin nad. Vanaema ja Maarja. Ваше мнение о процессе, господин судья? Оно выражено в приговоре. Благодарю вас, господин Штаден. Стоп! Благодарю, господин советник. Это было давно. Теперь нет ничего, одна борьба.